Tervist, armas kuulaja! Meie tänase saate teemaks on Veljo Tormis ja tema seos rahvalauluga. Räägime murrangulise helilooja elust üldisemalt ja sellest, kuidas tal õnnestus ühendada kaasaegset kompositsioonitehnikat regilauluga. Samuti arutame seda, kuidas Tormis regilaulu mõtestas ja kuidas ta aitas kaasa selle populariseerimisele. Sündinud 7. augustil aastal 1930 Kuusalu lähedal Aru külas, Kõrveaia talus, veetis Tormis oma esimesed eluaastad Kõrvemaa piiril ja Kuusalu metsade vahel. Kui Tormis oli 5-aastane, kolis pere isa köstrikohtade vahetumise tõttu Toilasse ja 1937 Vigalasse. Kodus leiduval orelil õppis ta iseseisvalt lihtsamaid palu mängima juba 10-aastasena. Pärast 4-aastast algkooli läks ta 1942. aastal õppima Tallinna Reaalkooli. 42–44 õppis ta orelit August Topmanni käe all, peale mida jätkas õpinguid Tallinna muusikakoolis salmekrulli juhendamisel. Pärast Tallinna muusikakoolis koorijuhtimise eriala proovimist läks ta aasta hiljem Riikliku konservatooriumi kompositsiooniosakonda Villem Kappi juurde. 1951–1956 oli ta Moskva konservatooriumis, kus tema abikaasa Lea Tormis õppis teatriteadust. Seal oli ta helilooja ja pedagoogi Vissarion Šebalini õpilane. Arvatavasti on Tormise edasises loomingus oluline Šebalini nõue, et komponist peab ennast rahvuslikult määratlema. Tormis töötas ka Tallinna muusikakoolis pedagoogina, olles õpetajaks sellistele heliloojatele nagu Arvo Pärt ja Lepo Sumera. Teos, mida hetkel taustal olete kuulnud, on pärit just sellest perioodist ja kannab nime Avamäng number 2. Peale teose lauliku lõpusõnad ilmumist, enne oma 70. sünnipäeva, teatas Tormis, et lõpetab helilooja tegevuse. Veljo Tormis lahkus 21. jaanuaril 2017. Tema tegevuse kajad jäävad kõlama tulevikku. Tormise loomingu jaoks oli murranguline tema osalemine 1958. aasta suvel Kihnus vanade kommete kohaselt peetud mitmepäevases pulmas. Olles tunnistajaks muusika toimimisele tema loomulikus keskkonnas, hakkas ta folklooriga seonduvat materjali enda jaoks süstematiseerima ja otsima võimalusi rahvaviiside mõju edastamiseks. 1959. aastal valmiski 4-osaline tsükkel Kihnu pulmalaulud. 60. algusest hakkas Tormis oma loomingus rohkem rõhku panema kooriloomingule. 62. aastal külastas ta Ungarit, kus tutvumine Bela Bartoki ja Zoltan Kodali loomemetoodikaga oli Tormise jaoks tema enda sõnade järgi maailma muutnud elamus. Eestisse tagasi jõudes hakkas ta sarnaselt ungarlastele rääkima vajadusest enda muusikalise emakeele järgi. 1967 valmis sari, mida helilooja ise on nimetanud oma stiili alguseks. Selleks sarjaks on eri maakondade rahvaviisidel põhinev ja rahvakalendri tähtpäevadega seotud segakoorile kirjutatud Eesti kalendrilaulud, mis koosneb 5 alltsüklist: Mardi, Kadri, Vastla, Kiige ja Jaani laulud. Kuulame nüüd vahelduseks, kuidas kõlab üks Veljo Tormise rahvaviisi töötlus. Tulla lasta, tuli mori vasta, tulla lasta, mori tuli vasta, keppi käes, kotti seljas, suured tossud jalas, keppi käes, kotti seljas, suured tossud jalas, eia tuia, lase kikke käia, eia tuia, lase kikke käia, tulla lasta, tuli mori vasta, tulla lasta, tuli mori vasta, keppi käes, suured tossud jalas, keppi käes, kotti seljas, suured tossud
Pala, mida äsja kuulsime, on Kuusalust pärit hällilaul Lase kiik käia. Mõistagi oli esimene versioon arhiivisalvestus ja lõpupoole sai kuulda helilooja 1989. aasta töötlust. Veljo Tormisest sai aja jooksul regilaulu elustamise tulihingeline eestkõneleja. Oma 1972. aastal ajalehes Sirp ja Vasar avaldatud artiklis Rahvalaul ja meie on ta öelnud nii. Regivärsiline laul. See on meie rahva kõige ürksem, omapärasem, sajandites välja kujunenum ja terviklikum looming. Rahva loomingulise geeniuse väljendus. Meie vana regivärsi algriimides, parallelismides ja luulekujundites peitub palju helinat ja sära. Sõna ja mõtte ilu, samuti kui runoviisi monotoonses kordumises sugereerivat jõudu. Runo suuremaid väärtusi minu meelest ongi tema kunstiline originaalsus ja stiili terviklikkus. Sellele võin lisada sõnad, mida tavatsetakse öelda emakeele kohta. Minu rahva laul on mulle kõige parem, ilusam ja väärtuslikum. 70. on ka see aeg, kus ilmus Tormise ilmselt kõige tuntum teos, mis kannab nime Raua needmine. See on teos, millest ei saa helilooja puhul ei üle ega ümber ning ega siingi teisiti lähe. Enne edasiliikumist sooviksin tuua veel ühe näite sellest, kuidas helilooja rahvaviise kasutab. Seekord kuuleme setu päritolu Käsikivi mängu. Kõigepealt taaskord arhiivisalvestusena ja seejärel 1972. aasta töötluses. Tormis edendas rahvalaulu mitmel erineval moel, kuid suurim panus on kindlasti helilooja loomingul. Oma teostega näitas ta, et folkloori on võimalik tuua tänapäeva, kasutades kaasaegseid kompositsioonitehnikaid. Sellise lähenemisega kindlustas ta selle, et rahvaviisid ei muutuks pelgalt muuseumi eksponaatideks, vaid hoopis uueks ja värskeks muusikaks.
Samuti oli ta ka regilaulu avalik eeskõneleja, kõneledes vana rahvalaulu teemadel näiteks koorijuhtide konverentsidel, erinevatel kontserditel, raadio- ja telesaadetes, Moskvas rahvusvahelisel muusikakongressil ja on oma mõtteid ka artiklite ja loengute kogumike vormis avaldanud. Ta ise tunnetaski ennast tihti rohkem vahendaja kui heliloojana. Ta on inspireerinud ka paljusid praegu tegutsevaid muusikuid. Näiteks ansambli Metsatööl liige Lauri Õunapuu on oma tormist meenutavas artiklis öelnud tema loengute kogumike lauldud sõna kohta järgmiselt. Avastasin, et need mõtted, mida Veljo oli seal rääkinud ja aastakümneid juba mõlgutanud, need ühtisid väga mõtetega, mida mina olin mõelnud, kuigi kaootilisemalt, harvem ja ebasüsteemselt. Veel võiks esile tõsta tema tegevuse abikäena teiste toimetustes. Ta käis tihti laulutubades kuulamas, et mis parasjagu rahvalaulu maailmas toimub ja tegi ka ettepanekuid, et kuidas saaks paremini. Samuti aitas ta teisi heliloojaid oma teoste ümberseadmises. Näiteks kui Tauno Aints seadis Tormise teoseid Metsatõllule, käis ta ka proovides, kuulas ja vajadusel andis nõu. Vaadates tagasi kõigile Tormise tegemistele, tekib sügavam tähendus tema fraasile: mitte mina ei kasuta rahvalaulu, vaid rahvalaul kasutab mind. Enamuse Veljo Tormise loomest moodustavad koorilaulud, millest suurem osa ammutavad oma väe folkloorist. Ta uskus, et vana traditsiooni kustuvat leeki on võimalik elule utsitada, andes talle tänapäevase kandja. Tema panus regilaulu massiteadvusesse toomisel on üüratu. Tahaksin tänada Veljo Tormise virtuaalkeskust, Sirpi, Lauri Õunapuud ja folkloor.ee Eesti rahvamuusika antoloogiat. Ilma nendeta oleks info ja arhiivisalvestiste kogumine olnud kordades keerulisem. Jätan teid nüüd meistri enda sõnadega. Selle laulu juurde ei tule meil niivõrd tagasi, kuivõrd edasi minna. Täie tänapäevase arusaamisega, milleks meil seda vaja on ja peremehe tundega.